tere hommikust, ilusat teisipäeva ja taas kord aeg teisipäevaseks ai õpiampsuks. ja me räägime sellest, kuidas korraldusrebane, mille Kaari, meie tänane külaline, tegi, et kuidas see kiirendab tööd. minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja lisaks olen ma ka raamatupidaja ja ma tegin ka endale kohandatud GPT ehk siis maksuspetsialisti ja Merit Activa programmi spetsialisti. natukene, et kui tekib mingi küsimus, et ma saan kohe tippida sisse ja saada vastuse. ja Kaari Teino on virtuaalne assistent ja peamiselt sinu suund on koolitajad ja suure osa ajast võtab ära veebikool. on see nii? tere hommikust. jah, on küll nii, et põhikohaga olen siis veebikooli kodulehe tegemise õpinädalate assistent ja ja iga nädal, igakuiselt toimuvad meil siis kodulehe tegemise väljakutsed, õpinädalad, kus siis Kaari vastutab, et kindlasti, kes on varasemalt teinud kodulehti, siis Kaari on väga tuttav. just, et see kõik korralduslik pool on siis minu teha, et jälgin, et kõik meilid õigeaegselt kohale läheksid, kõik meeldetuletused oleksid, kõik küsimused saaksid vastatud, osalejate küsimused, ja sellest tuli ka idee teha endale selline väike abiline, kes aitaks sellistele korduma kippuvatele küsimustele vastata. kas sa umbes oskad öelda ka, kui palju see hoiab tegelikult sinu tööaega kokku? oskad sa võrrelda? Ei ole mõõtnud, aga kui ma mõtlesin selle peale, et milline assistent mul olla võiks, et siis ma vaatasin oma Dogeli tööaja raportit ja selline meilipäringutele või meili teel küsimustele vastamine võttis üsna palju aega, nii et sellest see mõte tuli, et ma teen endale väikse abilise, et panen sinna küsimuse sisse ja tema aitab siis selle vastuse koostada mulle. minu arust see on nii fantastiline, Kaari, et sa ise mõtlesid selle peale, et kuidas saaks enda aega kokku hoida, et ma teen endale GPT assistendi ja tegelikult sa aitad sellega kokku hoida ka ju kliendi raha. ma ja panen ega see, ja küsi. ma panen siia lingin ära ka, et kuidas teha üldse GPT assistenti, et siis on hiljem hea minna täpselt juhendi järgi, et Jaanus Kikas käis meil eelmine kord külas. Ja ega mina mõtlesin ka, et see GPT assistendi tegemine on selline äärmiselt keeruline protsess, et võtab kaua aega, tuleb sellist tehnilist jäädistamist palju ja no oli väike hirm selle ees tegelikult, aga siis käis ka Kerlin Tiigemäe meil rääkimas ai koolituse seeria raames sellest väga põhjalikult assistendi loomisest ja siis mul küll oli niimoodi, et ah, mis asja ma teen ära. Ma olen kogu aeg tahtnud seda teha, on ju, aga mingi hirm on olnud, et oi, äkki ma ei saa hakkama või äkki see on nii keeruline, et nagu ei võta. Aga tegelikult läks üsna kiirelt ja sain päris hästi tehtud. ja enne kui me asume asja kallale, siis pane kommentaaridesse teada, et mille jaoks ja kas sa oled üldse loonud endale kohandatud GPT assistenti. ja tervitused Triin ja tervitused Piia, nii vahva ka, et te tervitate meid. kohe palju lõbusam hakkab. Aga hakkame pihta ja kõigepealt võib-olla ma näitaksin, kust saab seda assistenti leida. Et ma olen ette salvestanud 2 ekraanivideot ja vaatame. Ma panen enda videopildi eest ära, kuna muidu ma jään siia nurgakesse ette ja siis võib-olla kõiki neid kohti ei näe. Ja see siin on praegu minu tasuta ChatGPT konto, et tasuta kontos on võimalik siis neid GPT assistente leida ja kasutada, aga ise luua saab ainult tasulises kontos, nii et pärast lähme vaatame tasulist ka. Nii, ja kui sa oled oma kontos sees, siis siin vasakul pool paneelil on Explore GPT-s ja see viib sind siis selliste assistentide ehk GPT poodi.
ja siia otsingusse saad sisse kirjutada korraldusrebane. minul ta juba tuleb siia alla ette, sellepärast et ma olen teda siit varem otsinud. kui sa lähed nüüd ka proovima otsima teda, siis ta peaks kenasti olemas olema, sest ma tegin ta praegu avalikuks, et ta on siit GPT poest siis leitav. ja siin paneelis sa siis näed, milline see GPT välja näeb, kes on selle GPT loonud, väike lühikirjeldus selle kohta, siis mitu vestlust on selle GPT-ga peetud, ma ei tea, kas tõesti on juba 100+, aga võib-olla on et nii ta näitab siin praegu. ja siis on sellist 4 põhipunkti, et 4 sellist peamist valdkonda, millega tavaliselt, mis küsimustega meie poole pöördutakse, et siis on sellised 4 põhipunkti ka siin välja toodud. ja vestlust saab siis alustada kas nende 4 kastikese peale vajutades või siis all seal musta peal start chat. aga siit ülevalt 3 täpikese alt saad sa selle GPT panna oma sinna vasakusse ribale, et sidebarile. kui paned selle siit keep in sidebar, siis ta ilmub sinna vasakule poolele. et ei pea kogu aeg tulema siia GPT poodi teda otsima, vaid saad sealt alati ta lahti võtta siis. no lähme siis vaatame, kuidas ta vastab, et võib kas siit alustada 4 kastiga või siis selle musta nupu peale. ja siin on ka need 4 põhi vestluse alustajat olemas, aga võid ka lihtsalt alustada nii, et kirjutad siia oma küsimuse, näiteks tere, soovin omale kodulehte teha. ja siis ta vastab, väga äge, et kodulehe tegemine on suurepärane oskus ja meil on just veebikoolis käimas õpinädal, tee endale koduleht. ja küsib, kas sa oled juba registreerinud või soovid teada, kuidas alustada. tahame meie praegu teada, et kuidas siis alustada. ütleb taaskord, et see on väga hea küsimus, et kodulehe tegemise alustamine võib tunduda suur samm, aga ära muretse, võtame selle koos rahulikult ja loogilises järjekorras läbi. ja nüüd ta toob siia välja siis kõik sellise sammu, mis sammud siis õpinädalal läbida tuleb. et selle GPT puhul ongi oluline see, et ta on hästi spetsiifiline ja ei mõtle ise nagu vastuseid välja, vaid vastab selle põhjal, mis sisendi mina olen talle andnud. hästi sage küsimus on see, et millised lisatasud kaasnevad, et kui ma ostan õpinädala pileti, et milliste väljaminekutega peaks veel arvestama. ja siis GPT rebane vastab, et tuleb registreerida domeen ja oma domeenile saada majutus. ja õpinädala raames saad seda siis teha 1 euroga. ja kui 3 kuud tasuta majutust saab läbi, et siis oleneb sellest teenuse paketist, et kui palju siis edasi maksta tuleb. nii, ja siis saab järjest küsimusi küsida ja muudkui edasi vestelda temaga. ja ma saan aru, et nüüd ta vastabki selle sisendi põhjal, mis sa talle sisse oled söötnud varasemalt. ja see ongi selle GPT assistendi loomise suur pluss, et ta on hästi spetsiifiline, et mida spetsiifilisem või mida nišikam nii-öelda ta on, et seda paremini ta vastuseid jagab ka. no ja treenimine on ka ikkagi oluline, et kui mul on olnud niimoodi, et õpinädalal keegi midagi küsib, siis ma panen sinna korraldusrebasele selle küsimuse, vaatan, mida ta vastab ja kui mulle tundub, et seal tuleb midagi kohendada, kas anda täiendavat infot või parandada sõnastust, et siis ma saan seda teha. et ma olen teda siin paar kuud treeninud ka niimoodi. ja nüüd läheks vaataks siis selle assistendi sisse.
see on alati nii põnev näha, kuidas päriselt ettevõtjad kasutavad assistente, noh ja ai-d enda ettevõtluses, et nii põnev siia telgi taha piiluda, sest mina ka ei tea tegelikult, kuidas see veebikooli korraldusrebane toimib. ja nüüd olen siis oma tasulisel kontol, kust ma selle GPT lõin omale. Ja siin on samamoodi vasakul paneelil on see Explore GPT-s. Ja üleval paremal, nii ma pean vist pildi eest võtma, muidu te ei näe. Et üleval paremal nurgas on My GPT-s. Ja siin on siis minu see üks korraldusrebane. Võin siia teha neid veel. Ülevalt nupust saab lisada uue, aga siit saab muuta ja saab ka ära kustutada, mida me teha ei taha, meie lähme muutma. Siin on nüüd 2 kohta. Üks on see Create. See on selline nagu vestlusakna moodi seadistamine, et sa vestled chat GPT-ga, arutad, mida see kohandatud GPT peaks tegema, mida peaks arendama, mida ta peaks vastama ja see põrgatad nii-öelda mõtteid ja siis pärast saad öelda, et jah, lisa see nüüd tema juhistesse. Ja siit alt saad panna juurde ka faile, kui on mõned olulised failid. Aga minule meeldib kohe siin otse configure paneelil siis muudatusi teha. Ja see on ka see koht, kus oma GPT-d siis seadistama hakata, et siia sa saad lisada GPT-le pildi, saad kas üles laadida või kasutada DALL-id. Minul juhtus niimoodi, et mul veebikooli logofail millegipärast ei tulnud siia ülesse, nii et sain kohe kasutada DALL-id ja teha siis GPT-le sellise veebikooliliku logo juurde. Siit paned GPT-le nime, väikese lühikirjelduse ja siin on siis kõik need juhised, mida ja kuidas ta peaks vastama. Võid siia isegi panna selliseid iseloomujooni talle. Näiteks mina olen pannud, et GPT on selline sõbralik ja lahke assistent ja vastab kodulehe tegemise õpinädala korralduslikele küsimustele. Ta on alati positiivne ja innustab ja lisab ka sellise väikese annuse huumorit juurde, et selline korraldusliku info vastuvõtmine oleks siis selline rõõmus ja lõbus tegevus, et ei peaks väga palju pead murdma selle üle, et kodulehe tegemine niigi on selline protsess, mis võib natukene aju krussi keerata, et siis korralduslikud küsimused võiks tulla rõõmsalt, ladusalt ja lihtsalt. Ja siia kastikesse, instructions kastikesse mahub siis 8000 tähemärki. Minul sai see maht täis ja ma pidin siin natukene tegema kohandusi. Ja siin on nüüd selline koht, mida mina pean alati jälgima, on see, et enne uut õpinädalat ma käin ja uuendan ära siit kõik kuupäevad, et ta annaks nagu õigete kuupäevadega infot. Ja praegu ma olen seadistanud selle siis aprilli õpinädalaks. Ja siis on siin kõik võimalikud sellised küsimused, mida küsitakse ja kuidas nendele vastata. Järgmine mõte on mul see, et ma kopeerin selle teksti kõik ühte faili ja jätan siia instructionsite alla ainult selle, mida ma pean käima kogu aeg muutmas. Et siis ma laen faili ülesse ja ta võtab sealt failist vastused. Et muidu see 8000 tähemärki siin kogu aeg kedrata ja muuta võtab aega. Siin on siis ajakava, mis ma olen ära muutnud juba. Ja siin on selline koht, et ma panin siia sisse, et GPT ei hakkaks ise välja mõtlema vastuseid küsimustele, mis puudutavad kodulehe tegemist. Näiteks pluginate kohta, teemade kohta, mingite errorite või seadistuste kohta. Et sellisel puhul see korraldusrebane suunab siis osaleja küsima meie Facebooki gruppi. Seal on meil alati abis eksperdid ja veebiarendaja, kes aitavad selliseid tehnilisi muresid lahendada. Et see GPT ei hakkaks ise välja mõtlema neid lahendusi.
ja varsti saabki see kastikene siin otsa, et panin siia ka õpinädala meiliaadressi, et kui tundub, et on vaja täpsustada, et siis ta saab anda selle meiliaadressi. Ja lisasin siia juurde ka, et vestluse lõpus võiks korraldusrebane jagada selliseid motiveerivaid või inspireerivaid sõnumeid, et siis hoida osalejaid õppimise juures ja julgustada neid edasi liikuma. Ja lisasin ka meie õpinädala maandumislehe lingi siia, et kui keegi küsib, siis saab kohe lingi jagada. Nüüd edasi saab luua need vestluse alustamise punktid, mis siin paremal pool 4 tükki näha on. Et sellised pidepunktid, aga sellega on see, et peab siis meeles pidama, et seda saab kasutada ainult vestluse alustamisel, et kui vestlus on juba käimas, et siis need sinna ei ilmu uuesti. Siin on mul see nässu läinud veebikooli see logofail, mis jäi sinna. Ja siin on GPT funktsionaalsused, et mida see GPT teeb, et minul on sisse lülitatud ainult see, et ta käib netis otsimas infot siis. Ja siit ülevalt paremalt saad sa siis oma GPT-d jagada. Saad võtta lingi kopisse, et jagada oma tuttavatega või panna meili. Siit saab ka duubeldada seda GPT-d, kui tahad mingit sarnast asja teha, et ei pea päris algusest alustama, vaid saad duubeldada ja siis muudatused teha. Ja nüüd on siin sellised seaded, et kas see GPT on ainult endale vaatamiseks. Sellele saab ligi ainult lingi abil või siis on ta avalikult leitav GPT poes. Mina praegu lülitasin selle sisse ja siis salvestad. Ja on need seaded paigas ka. Nüüd siin all vasakul oli üks koht. Kas sina näed praegu selle all vasakul on selline koht, kuhu saab linnukese panna nagu täiendavad seaded, on näha, et sealt sa saad siis kas sisse või välja lülitada selle, kas sinu GPT-s olevaid vestlusi saab chat GPT kasutada, et oma seda mudeleid arendada siis. Et mida selline spetsiifilisem või mida rohkem kliendi andmeid seal on, et siis see tasuks tegelikult välja lülitada, et enda klientide andmeid kaitsta. Aga kui see on selline üldine info seal kõik, et siis ta võib ka sisse jääda. Ja siis siit ülevalt paremalt poolt, kui oled muudatused ära teinud, ta salvestab ka automaatselt, aga vajutad update ja on kõik muudatused ka tehtud. No nii. Nii äge, nii põhjalik, et isegi kui ei ole varasemalt seda kokku puutunud, siis on kohe nii hea jälle võtta see video ette ja minna ja tuunida enda abilist, kes võiks siis sind dubleerida. Ja just, et alati saab ju neid muudatusi seal teha ja katsetada. Et kui ma alguses mõtlesin, et ma teen selle ainult endale kasutamiseks, et ta aitab mul siis küsimustele vastata kas Facebooki grupis või meili teel, siis nüüd tegelikult me jagasime seda ka osalejatele kasutamiseks ja nii palju, kui on jõutud kasutada, on tagasiside olnud väga positiivne. Et ühtegi sellist suuremat errorit pole ette tulnud, et ta jagaks väga-väga valet informatsiooni. No siis sealt tulevadki need 100+ seda vestlust, kui oleme jaganud enda inimestega, kes tulevad siis õpinädalale, mis meil igakuiselt toimuvad ja järgmine toimubki juba 11. aprillil. Panin siia lingi ka ja mulle nii meeldis, et sa kirjutasid sinna juurde, et lisa Annus huumorit, sest tõesti, ma mäletan, kui ma tegin endale kodulehte, siis ma tegin õhtul, siis tead, juba lähevad silmad risti ja enam ei saa aru, kus midagi toimub, et siis nii tore, kui tuleb sihuke pahvakas sellist huumorit ja mis on tegelikult hästi vahva, seda assistenti saad ju kasutada ka siis, kui sa oledki, et ei pea olema õpinädalal kohal, vaid sa saad seda kasutada ükskõik millal, kui sul tekibki mingi korralduslik küsimus. Et võib-olla. Kas või näiteks selle puhul, et ma ei tea, kas ma ikka saan ise selle WordPressi lehe tegemisega hakkama või et kuna need kohtumised täpselt toimuvad ja kas ma saan oma tööaega
kapitada, et siis saab need küsimused kõik sinna sisse panna ja lisaks sellele, et ta vastab, siis ta veel julgustab ka, et tule, tule, et kõik saavad hakkama tegelikult, et edeneme samm-sammult ja saavad lehed valmis. see nüüd GPT kohta, aga Kaari, minu jaoks isiklikult sina oled täielik Zoomi kuninganna ma mäletan, kui ma hakkasin neid laive siin vedama ja ma ei teadnud, kuidas käib, kuidas ma avan selle Zoomi ja kuidas ta läheb siis sinna Facebooki, kas siis lehele või gruppi. ja mäletan, kui oligi äpardus ja siis saatsin su ruttu sõnumi, sa ruttasid kohale ja tegid selle ühenduse ära. et ma nägin, et sul on teenuseampsud.ee lehel selline huvitav teenuseamps, ongi, et konsultatsioon, Zoomist live-ülekande tegemine Facebooki gruppi. et ma panen selle lingi ka siia, et see on igati hea no, võtta kohe konsultatsioon ja teha see läbi kellegagi, kes seda infot saab sellest kohe aru. siis on ja see ongi nagu selline konsultatsioon, et see on ühekordne, me vaatame koos kõik asjad üle, paneme seadistused paika ja saad väikse juhendi sinna juurde. ja esimesed korrad proovime koos minna sinna gruppi laivi või siis Facebooki lehele, kuhu vaja on. ja siis edaspidi saab sellega juba täitsa ise hakkama. ja see on nii hea, see on mida kõrval, rohkem harjutada, seda lihtsamini see tuleb. just, ja nii hea, kui keegi juhendab sind selles protsessis, on su kõrval, et see on nii hea, selline turvatunne tekib. ma siiamaani mõtlen selle peale heldimusega, et sa kohe niimoodi oskasid kõike aidata ja nii hea oli kohe abi paluda. ja, ja üks amps veel on sul seal teenusampsude turul, mis on nii põnev, mida ma tahtsin välja tuua, on introvideo. kas sa räägiksid natuke paari sõnaga lähemalt, mida see endast kujutab? ja introvideo on siis selline videoklipp, nagu meil täna hommikul oli, küll ainult vist 10 sekundit. aga see on siis selline video, mida saab panna mängima enne, kui veebikohtumine algab. et seal võib jagada kas koolitaja kohta infot, selle kohtumise kohta infot, et see häälestab siis osalejad juba selleks seminariks ette, nad teavad, kuhu nad on tulnud, nad näevad, et nad on väga oodatud, kuna video tervitab neid. et selline väike lisa veebikohtumisele. ja tõmbamegi otsad kokku, aga enne veel, kui me ära lähme, siis meil toimub veebikoolis tohutult palju. ma panen siia ühe lingi Add Event'i kalendri, et sa saaksid lisada kõik tasuta sündmused endale kohe kalendrisse ära. aga meil toimub juba sellel neljapäeval, 3. aprillil kell 13 Zoomis selline tasuta veebiseminar e-kursus kui 24/7 töötav äri- ja müügimasin. et meil tuleb selline õpiprogramm ja siis saad tulla uudistama, et kas see võiks olla midagi, mis pakuks sulle huvi. ja reedel kell 10 veebikooli Facebooki lehel reede hommikune õpiamps. külas on koolitaja, ettevõtja Kristo Krumm ja me räägime kõige sellisest keerulisemast teemast, et kuidas hinnastada enda teenustoodet. et loodame, et saame siis pärast seda õpiampsu natukene asja selgemaks. aitäh, Kaari, et sa tulid. aitäh kõigile, kes kuulasid ja kes järele vaatavad ja peatse kohtumiseni. aitäh, Triin, ja aitäh kõigile ja kui on küsimusi, pange sinna meie tänase laivi alla, et ma tulen, vaatan üle ja kindlasti vastan nendele. mõnusat päeva kõigile.